Tervist, minu nimi on Meelis Keldremaa. Ma räägin teile täna nüüd reguleerija märguannetest. Küllap olete näinud liikluses sellist vaatepilti. Tavaliselt reguleerija sekkub liikluskorralduse muutmisesse siis, kui on tegemist õnnetusjuhtumi või siis teeehitustöödega. Mida siis tähendavad liiklusreguleerija märguanded? Kui reguleerija seisab näoga teie poole, käed kõrval, on see võrdsustatud foori punase tulega, ehk siis liikuda edasi ei tohi. Kui reguleerija seisab näoga sinu poole, tõstab parema käe ülesse, siis on see võrdsustatud foori kollase tulega, ehk siis tähelepanu. Ja kui reguleerija keerab ennast küljega sinu poole, siis tähendab see seda, et sa võid alustada liikumist. Et fooris põleb roheline tuli. Alumine rivi näitab nüüd seda, mida siis tähendavad politseiametniku märguanded. Siin, kui politseiametnik tõstab parema käe üles ja viibutab seda üles alla, see tähendab seda, et sa pead aeglustama ja järgmise märguandena ta suunab sind siis teepeenrale ehk siis peatumise märguanne. Ja sõidukist võidakse sulle siis anda samuti peatumise märguanne kas siis sauaga või siis, kui näed enda taga politsei sõidukit, millel põlevad nii sinine kui punane vilkur, siis see on ka sinu jaoks peatumise märguanne. Nii, siin siis samamoodi väike kordus nendest reguleerija märguannetest, eks, kujundus vähekene teistsugune. Nii, et siin on ka sellised üldreeglid natukene, et tavaliselt keelav märguanne kehtib seni, kui antakse lubav märguanne, eks ole. Kindlasti tuleb reguleerija märguannet täita ka juhul, kui need on täiesti vastuolus liiklusreeglite või liikluskorraldusvahendite nõuetega, sellepärast, et reguleerijale on antud volitus siis juhinduda antud hetke olukorrast lihtsalt, mitte märkidest ega foorituledest. Ja siis vahet ei ole, kus neid märguandeid antakse, kas ristmikul või väljaspool ristmikku, nendel on alati ühesugune tähendus. Missuguse märguande siis antud reguleerija andis praegu? Et siin sellel slaidil siis antud hetkel tähendab see seda, et kui sina oled punane sõiduk, siis on tähelepanu märguanne sulle ja tähelepanu märguanne siis ka paremal pool olevale sõidukile ehk siis kollane tuli fooriga võrdsustatult. Millises suunas nüüd sa liikuda tohid antud juhul, nii punane kui ka hall sõiduk, siis antud juhul tohid sa liikuda nii otse, parem suunas kui ka tagasi pöörata, aga vasakule pööre on antud juhul siis keelatud. Sellega siis loeme reguleerija märguannete osa lõppenuks. Aitäh teile!